Viimastel päevadel on kogu Ameerikat raputanud suur skandaal. Katari uhke ja suurejooneline kingitus Donald Trumpile osutus Ameerika presidendi elule ohtlikuks. Presidendi lennuk ei suutnud viia Donald Trumpi pärast NATO tippkohtumist Türgis koju, sest sellel leiti ohtlik haavatavus. Ja seda isegi pärast ulatuslikke salateenistuse kontrolle. Kujutage ette, reede õhtu olete ajakirjanik, sööte kodus perega õhtust ja äkki helistavad uksekella föderaalsed agendid. Kohtukutsega, mis nõuab, et te annaksid vandega ütlusi suuržürii ette ja sisuliselt reedaksite oma allikad, sest teie ajaleheartikkel ei meeldinud president Donald Trumpile. Just nii juhtus New York Timesi andmetel korraga 4 nende reporteriga. Nende süü Trumpi administratsiooni silmis seisnes selles, et nad avaldasid artikli uuest Air Force One'ist, sellest samast luksuslikust lennukist, mille Donald Trumpile kinkis Katar ja mille Trump pidi pärast NATO tippkohtumist Türki maha jätma, sest see osutus ohtlikuks. Selles saates uurime, mida täpselt New York Timesi ajakirjanikud kirjutasid ja miks see kogu jaht nende vastu algas. Miks osutus $400 miljonit eest kingitud lennuk nii tundlikuks teemaks? Kuidas Valge Maja ja USA justiitsministeerium seletavad enneolematut sammu, kui agendid seisid ajakirjanike koduukse ees, ajakirjanike ees? Miks pole see kõik üksikjuhtum, vaid järjekordne lüli Donald Trumpi pikaajalisest survest ajakirjandusele? Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, liigume 300 000 tellija poole, olen isiklikult tänulik teie toetuse eest. Tellige, et mitte vahele jääda. See on väga ainulaadne, seda peeti maailma kõige luksuslikumaks lennukiks, kui see ehitati. See ehitati tasemel, mida tõenäoliselt enam kunagi ei näe. Ja kui ajakirjandus soovib, ma ei tea, kas see aitab ajakirjandust, nende lugudega ma ei usu, et need oleksid kuidagi erinevad, aga mida me teeme, on see, et viime teid lihtsalt kiirele ringkäigule. Ajakirjandus hakkab tegelikult, vaadake neid, nad isegi naeratavad, kas te naeratate? Nii et alustame sellest, mis üldse juhtus. 4 ajakirjanikku New York Timesist, Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager ja Eric Schmidt said Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumil kohtukutsed. Neid kohustati andma tunnistusi föderaalse suure vandekohtu ees Manhattanil juba järgmisel kolmapäeval. Ja mis annab loole peaaegu filmiliku karmuse, on see, et osa kohtukutsetest toimetasid föderaalsed agendid reporteritele otse koju seda reede õhtul. Kutsetes olev sõnastus on meelega ebamäärane. Ajakirjanikke kutsutakse ütlusi andma, tsiteerin, seoses väidetava föderaalse kriminaalseaduse rikkumisega. Mingid täpseid andmeid ega konkreetset seadust pole märgitud. Ja kutseid väljastas New Yorgi lõunaringkonna prokurör Jay Clayton. See sama, kelle Trump hiljuti esitas riikliku luuredirektori ametikohale. See ainult viitab sellele, et ajakirjanike kohtusse kutsub sisuliselt Donald Trump ise. New York Timesi toimetuse reaktsioon oli kohene ja terav. Toimetuse peajurist David McCraw ütles, et föderaalagentide ilmumine reporterite kodude uksele peaks tsitaadi järgi raputama iga ameeriklase südametunnistust, kes usub põhiseadusesse. Ta nimetas seda jultunuks teoks ja kirjeldas seda otsesõnu kui katset takistada ühiskonnal teada saada, mis riigis toimub, hirmutades ajakirjanikke. New York Times teatas, et kavatseb neid kohtukutseid kohtus vaidlustada, nimetades neid otseseks ohuks ajakirjanduse võimele koguda teavet ühiskonna huvides. Aga millest see kõik alguse sai? Kõik hakkas keerlema ühe kingituse ümber. Tuletan meelde, et eelmisel aastal kinkis Katari valitsus Donald Trumpile presidendi lennuki. See on Boeing 747, mis läbis kalli uuenduse, mille maksumus oli umbes $400 miljonit ja läks kasutusse sõna otseses mõttes alles eelmisel nädalal. Sõna otseses mõttes eelmisel nädalal näitas Trump seda pidulikult avalikkusele ja lendas sellega isegi Türki NATO tippkohtumisele. Ja siin kaevasid New York Timesi ajakirjanikud välja midagi ebamugavat. Kolmapäeval teatas ajaleht anonüümsetele allikatele viidates, et salateenistus soovitas Donald Trumpil tungivalt lahkuda hiljutiselt NATO tippkohtumiselt Türgis, mitte uuel Katari Boeingul, vaid vanal Air Force One'i versioonil. Ja kõik turvakaalutlustel.
ja järgmisel päeval lisas väljaanne veel ühe teravama detaili ning teatas, et Katari poolt kingitud lennukil puudusid, nagu selgus, tsiteerin, kaitsesüsteemid, mis olid vanal mudelil olemas, sealhulgas täiustatud raketitõrjevõimekus. Lihtsamalt öeldes puudub lennukil õhutõrje ja raketitõrjekaitse. Ja seda olukorras, kus Iraan on hakanud avalikult ähvardama Donald Trumpi likvideerimisega. Mõelge selle konteksti peale. Kõik see toimus hetkel, kui habras vaherahu USA ja Iraani vahel kokku varises. USA andis lööke Iraani pihta ja Teheran ründas Pärsia lahe Araabia riike. Türgi, kuhu Trump saabus uue Katari lennukiga, piirneb tegelikult Iraaniga. See tähendab, et see on päris lähedal. Ja Trump ise tunnistas, et Iraan võib ta tõesti tappa. Pärast seda toimub järgmine. NATO tippkohtumisel Ankarasse saabub Trump uue lennukiga, pompoosselt, ilusasti. Aga tagasi koju, USA'sse, lendata hoopis teist marsruuti pidi ja veel vanal lennukil, mis kiiresti Türki toodi. Naljakas on see, et kui Trumpilt küsiti, miks ta uue lennuki pealt vanale ümber istus, vastas ta, et lendab vanal lennukil, tsiteerin, vanade heade aegade mälestuseks. Aga New York Timesi artikkel vihjas millelegi muule, et kallis kingitus Katarist on lihtsalt vähem kaitstud rakettide eest. Ja tegelikult lendab USA presidendi lennuk üsna Iraani lähedal, kellega USA peab sõda. Presidendile Trump, kes kordab, et ta on Iraani nimekirjas sihtmärk number 1, on artiklid selle kohta, et tema uus lennuk on halvemini kaitstud, löök nii tema mainele kui ka poliitilisele narratiivile. Loomulikult on USA võimudel oma versioon ja seda tuleb samuti esitada. Valge Maja lükkas lennuki turvalisuse kohta esitatud väited tagasi. Pressiesindaja Steven Chun teatas, et uus Air Force One on kaasaegseim lennuk, mis on varustatud kõrgeimate turvaprotokollidega. Veelgi enam, ta muutis selle süüdistuse sisuliselt justkui vooruseks. Tema sõnul on Ameerikal palju vaenlasi, kes sihivad president Trumpi ning võimud kasutavad, tsiteerin, kõiki vahendeid, sealhulgas tähelepanu kõrvalejuhtimist ja desorienteerimist. Nii et lennukite vahetust esitleti kui kavalat manöövrit, mitte kui haavatavuse tunnistamist. Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium on omalt poolt üles ehitanud peamise kaitseliini. Sihtmärgiks, nagu öeldakse, ei ole ajakirjanikud, vaid ametnikud, kes lekivad salajast teavet. Siin tekib küsimus, kui lennukiga on kõik korras, siis millist salajast teavet said ametnikud üldse lekitada? Miks siis üldse selline paanika? Nimelt, kui ajakirjanikud, nagu justiitsministeeriumis öeldakse, paljastavad oma allikad, need ametnikud, kes neile infot andsid, siis ajakirjanikele selle materjali eest midagi ei juhtu. Justiitsministeeriumi esindaja rõhutas, et Trumpi administratsiooni teevad murelikuks inimesed, kes avaldavad salastatud andmeid, mitte aga reporterid. See on põhimõtteline argument. Formaalselt on need kohtukutsed justkui suunatud infoleketele, mitte ajakirjandusele. Kuid on üks detail, mis kriitikute arvates paljastab tõelise tähenduse. Enne New York Timesi materjali avaldamist kolmapäeval helistas üks kõrgetasemeline FBI ametnik ühele reporterile ja väljaande toimetajale ning palus neil selle artikli avaldamisega oodata ja seda veel mitte avaldada. Loomulikult ei selgitanud ta miks. Lihtsalt kujutage ette, FBI ametnik helistab reporterile ja toimetajale ning ütleb, ma tean, et teil on artikkel valmimas, ärge avaldage seda. Ei, mitte mingil juhul. Ta palus ka selle materjali allikaid nimetada, kuid mõlemad New York Timesi töötajad keeldusid seda tegemast. Ja pärast seda hakkasid saabuma kohtukutsed. Miks on kogu see lugu oluline? Ja siin ongi kõige tähtsam mõista selle ulatust. See pole ainus juhtum. Nagu Ameerika meedia märgib, on kohtukutsete saatmine järjekordne eskalatsioon aastatepikkustes pingutustes. Massimeediat ohjeldada ja kontrollida. Ahel on väga pikk. Finants- ja kohtulik kokkulepe ABC Newsiga, kokkulepe CBS-i saatega 60 Minutes, tsiviilhagid, föderaalsed meetmed Wall Street Journali, Washington Posti, BBC, CNN-i ja nii edasi vastu. Varem sel aastal viis FBI läbiotsimise Washington Posti reporteri Hannah Nathansoni juures ja konfiskeeris tema telefonid ja sülearvutid. FBI ilmus Hannah Nathansoni juurde, kellelt võeti uurimise käigus taas kord tema telefonid ja sülearvutid seoses lekkega.
ta kirjutas administratsiooni katsetest vähendada föderaalset ametkonda. Tema juurde tuldi ja küsiti, kes sulle sellist infot andis, Anna siia oma telefon, sülearvuti, kõik. Me hakkame sul läbiotsimist tegema. Hakkame sind, survestama, sest kuidas sa julged viidata minditele oma allikatele? Anna meile kiiresti oma allikad üles. No ma ei räägigi sellest, et Trump kogu aeg solvab meediat. Võltsuudised, see on tema lemmikväljend. No see ei mahu üldse pähe. Ta lihtsalt solvab kõiki järjest, kuidas tahab ja ilmselt peab seda sõnavabaduseks. Samas on üks oluline nüanss, mis siiski annab lootust. Alles hiljuti pidasid Washington Post ja Wall Street Journal salajast õiguslikku võitlust Trumpi valitsuse katsete vastu saada nende reporteritele kohtukutseid. Ja nendel juhtudel tühistas Justiitsministeerium lõpuks oma kohtukutsed. Nii et pretsedent võimu taganemisest on juba olemas. Inimõiguste kaitsjad sõnastavad asja tuuma väga selgelt. Ajakirjandusvabaduse komitee juht Steven Adler ütles, et ajakirjandusvabadus on lõppkokkuvõttes ühiskonna õigus teada, kuidas riiki juhitakse. Aga ajakirjandusvabaduse fondi esindaja Seth Stern ütles midagi, mida tasub ilmselt kogu selle loo kokkuvõttena meelde jätta. Kui valitsus väidab, et uurib ajakirjanikku või ajakirjanikke riigi julgeoleku nimel, siis tegelikult kaitseb ta sagedamini omaenda mainet, mitte midagi enamat. Kokkuvõte. Formaalselt on see lugu USA presidendi lennuki salajeste andmete lekkest. Aga kui kõik need ametlikud väljendid kõrvale jätta, jääb järele järgmine. Ajakirjanikud kirjutasid ebamugava tõekingituses Katarist. Nagu oli, nii ka kirjutasid. Ja pärast seda tulevad nende majade juurde reede õhtul föderaalsed agendid kohtukutsetega. Valge Maja nimetab seda lekete eest kaitsmiseks ja turvalisuse eest hoolitsemiseks. Ajaleht New York Times ja inimõiguste kaitsjad nimetavad seda ajakirjanduse hirmutamiseks ja löögiks Ameerika Ühendriikide põhiseaduse esimese muudatuse pihta. Ja siin on kõige olulisem, kui ajakirjanika saab kohtusse tirida artikli eest, mis räägib sellest, et presidendi lennuk on rakettide eest kehvemini kaitstud, siis küsimus ei ole enam üldse Boeingu kohta. Küsimus on selles, mida üldse võib siis võimu kohta kirjutada riigis, mis 250 aastat tagasi rajanes õigusele seda teha. Täielikul õigusel sellele samale sõnavabadusele, siis tuleb Donald Trump ja ütleb, et mind ei huvita teie sõnavabadus. Kuidas nii? Mingi ajaleht New York Times julges kirjutada, et midagi on minu lennukiga valesti. Ja lõpus lisan ma ühe väga olulise detaili. Siin Donald Trumpi pooldajad hüüavad ühest suust, et see oli kingitus Katarilt. Et lennuk saadi ju tasuta. Aga nad ei unusta lisada, et selle ümberehitamiseks, moderniseerimiseks ja remondiks kulus $400 miljonit ameeriklaste taskust. Ja lõpuks juhtus nii, et see lennuk ei suuda isegi viia Ameerika presidenti Türgist Ameerikasse. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Kindlasti tellige see YouTube'i kanal, pange like ja vajutage kellukesele. Ja kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha tehes annetuses selle video kirjelduses oleva lingi või rekvisiitide kaudu. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!